No ma olen üldse ühistulise tegevuse fänn ja leian, et selline tugev kodanikuühiskond või tugev riik, oma inimeste nii-öelda eest seismine on paljuti selles, kui sul on võimalus ühistuliselt nii-öelda asju ajada. Ja Eesti ajal ka väga palju aeti, ja siis enne sõda. Nüüd kahjuks on asjad läinud nii-öelda teistpidi, et meil on väga palju väliskapitali sees ja see kasum viiakse välja. Me kuidagi nagu tõesti süüdimatult laseme selle toimida ja siin ma kindlasti süüdistan ka poliitikud, kes on selle nii-öelda jämeda otsa käest ära lasknud. Aga eks selle suure raha vastu võidelda tänasel päeval ongi väga raske, et kapital kontsentreerubki ja kuhu ta siis lõpuks seal maandub väga väikese nii-öelda grupi kätte põhimõtteliselt. Ja selle vastu peaks seisma, sest muidu me nii-öelda oleme ülekantud tähenduses orjarahvas edasi, et seda ei taha. Ma olen seda mitmel korral öelnud, et meil räägitakse palju tugevatest kogukondadest ja tugevast kodanikuühiskonnast, aga räägitakse sellest nii-öelda pehmete väärtuste kaudu, aga tegelikult see kogukond ja kodanikuühiskond saab tekkida just siis, kui on ka selline finantsiline nii-öelda toetusmehhanism seal taga ja saab teatud mõttes iseolemise, iseotsustamise garantii on seal kõrval juures, nii et ma arvan küll, et üks parimatest pensionisammastest, mis on praegu popp öelda, võiks olla just nimelt ühistuline tegevus. No ma võib-olla hüppan ajaloos natuke tagasi, et kui kindlustustegevusseadus tuli sisse, kui ma õigesti mäletan vist 2015 lõpupoole, siis see oli igavene klots, aga me Vabaerakonna fraktsiooniga avastasime, et see ühistulised kindlustusseltsid või ühistuline tegevus kindlustusmaastikul on seal täiesti puudu. Ja hakkasime seda pinnima, aga me saime aru, et kindlustustegevusseadus tehti kiiresti Euroopa nõuete sisse viimiseks ära, aga ühistulist osa need Euroopa nõuded ei puudutanud, nii et nad lihtsalt jätsid selle ühistu osa välja. Mis meid väga üllatas, me püüdsime aru saada, mis see põhjus on. No meil siin erinevad allikad rääkisid erinevatest põhjustest, aga ennekõike seda, et suured finantsettevõtted, välismaised finantsettevõtted, kes siin põhiliselt ruulivad, ei olnud sellest huvitatud ja et see oleks nii-öelda nende konkurentsiolukorda kehvemaks teinud, ütleme niimoodi. 2019 oli igal juhul väga hea meel kättesta ja hääletada selle poolt ja pidada seda tegelikult päris suureks töövõideks.